ja HC Tallinn väga püüab minna sinna suunda, et lapsevanemad tuleks aina rohkem ja rohkem laste võistlusi vaatama. See annab lapsele hästi palju juurde emotsiooni, positiivsust, just julgust. Käsi südamele pannes, et ei ole minu lapsepõlvetrauma, aga siis ema mulle meenutab mõnikord, et kuna mina väikse käsipallipoisina tulin koju ja ütlesin kurvalt, et kuule ema, isa, et miks te üldse minu võistlusi käi vaatamas. Mul läks noorena võistlustele väga hästi, alati võitsime turniire kõvasti, aga võib-olla jäigi mul sellisest kodusest toest puudust, et keegi kodus võib-olla mul küsiks, et Madis, kuidas sul läks võistlustel, kuidas sul trennis läks, et ma saan aru, vanemad on tihti tööl, neil on oma elu, mis vajab elamist, neil on vaja lastele nii-öelda pakkuda siis erinevaid võimalusi, neil on vaja selleks kõvasti pingutada, et ka tänapäeva kiires ühiskonnas on see kiiresti suur probleem, aga paluda kas või lastevanemalt seda paari minutit pühendada oma lapsele, et kui laps tuleb kas pikalt võistlusnädalavahetuselt või trennist, et küsida neilt, kuidas neil läks, olla neile toeks ja miks mitte võimalusel tulla ka võistlustele kaasa elama. Kui laps tunneb, et talle meeldib see ala, trenn, ta on endale selgeks teinud, kuhu ta seal jõuda tahab, siis on kõik võimalik. Siin jällegi tulevad mängu lapsevanemad, et see toetus on kindlasti kodust väga oluline. Meie ühiskond alles areneb, meie ühiskond jõuab paremasse kohta. Täna kuulisime ka erinevaid näiteid, kuidas osades klubides lausa toimib nii, et tõesti treener võetakse enne võistlusi bussi peale, viiakse võistlustele kohale, treener käib söögilauas samamoodi nagu mängijad, käib samamoodi, tuleb mängule nagu mängija ja on nagu professionaalne. See nõuab muidugi tugevat klubi, püramiidi, tugevat lastevanemate tuge, neid tublisid lapsevanemaid meil on olemas. Ja nüüd me peamegi klubiga mõtlema, et kuidas veel kinnitada järgmisi lapsevanemaid siia klubi juurde, et kuidas nad saaksid meile kasulikud olla ja kuidas me üheskoos saaksime nende laste tulevikku kujundada.